Paljud arvavad, et Green School on eriline just sellepärast, et see on niinimetatud roheline kool. Aga tegelikult on Green Schooli üks eesmärke ümber mõtestada, milline kool üldse olla võiks. Suurem osa koolist on ehitatud bambusest ja siin videos näed ka, kuidas ma just liigun üle spordiväljaku kaarhalli poole, mis, nagu te näete, on ka samuti ehitatud bambusest. Siin majas toimuvad meil liikumistunnid ja kogu kooli kogunemised. Paljud klassiruumid on avatud ja ilma tavapäraste seinteta. Õpilased õpivad siin looduse keskel, mitte tavapärases betoonhoones. Kuna me anname koolipäeva alguses telefonid ära ja arvuteid võime tunnis kasutada ainult õpetaja loal, siis vahetunnid veedame me vägagi aktiivselt. Siin koolis käib õppimine läbi päris projektide. Õpilased ei õpi ainult õpikutest, vaid me töötame ka päris projektide, ettevõtmiste ja keskkonnalahenduste kallal. Seda nimetatakse õppimiseks läbi tegemise. Õpilased loovad siin päris lahendusi. Näiteks minu üheks projektiks oli sügisel organiseerida kasutatud liutorude paigaldus algklassidele mänguväljaku liumägedeks. Selle käigus õppisin ma projekti juhtimist, läbirääkimiste pidamist ning tähtaegadest kinnihoidmist. Ah jaa, ja siin on üks mänguväljak, kus ma ei olegi varem käinud ning mõtlesin, et ronin siia selle video jaoks. Suur aitäh kõikidele, et te mind toetate ja et te seda videot vaatate. Aitäh!